残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっとくれるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱きパックスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれSee on siis Paula Russak. Jaa. Ta tuleb siis Kesklinna koolist, ta on hästi rõõmsameelne, tundub olevat aus inimene ja rohkem ma antud hetkel ta ei oskagi. See on Christopher. Ma sain teada, et ta on Christopher. Ta on minu klassikaaslane ja tema on ka väga rõõmus, mulle tundub. Nii me oleme. No, minu kõrval on Pärtel, toidu degusteerimise professionaal, täpsemalt mulgipudru gurmaan. See on Virtel. Talle meeldib tantsida vist ja eriti palju meeldib talle karjuda meie klassikaaslaste peale, kui nad valesti tantsivad. Aga see on väga hea, sest muidu distsipliini ju ei ole. See on Jan. Ta tuleb Härmast ja vabal ajal käib ta gymmis, nagu näha. See on siis Laura. Ta tuleb kuskilt koolist, Luterdikustest ja ta on üpris aeglane lugeja. Ega see on mu hea klassikaaslane. Mis su nimi oligi? Mari-Liis, loomulikult, jah. Ta tuleb ühest külast. Ta on selline üpriski maainimene, põllukündja, lüpseb lehmi ja üldiselt sellega seotud. Tema on Artur, ta on Kohtla-Järve patrioot ja Kohtla-Järve on ta vist ainukene nagu iseloomujoon, mida ta on meile esitlenud. Ma arvan, et rohkem tal iseloomus nagu ei olegi lihtsalt, sellepärast ta nagu ainult ühte asja siin nagu lihvibki meile, et on, ma ei tea, tundub natuke igav võib-olla selles mõttes siis. Et ma tunnen igav? Jaa. Okei, ma jätan meelde seda. See on Karolin K-ga ja ta toob Tammest. Tema on Markus, Marten ja ta tuleb Rakverest, mis siis et reaalkoolist on humanitaar ikkagi. Ja see on meie sõber Villu. Tal on tekkel. Tark. Ja tal on vähe unetunde ja ta kannab sõrmust. Õige trefnerist on keegi, kes näitab teistele, et ta õpib 110%, aga samal ajal oskab õppida täpselt nii palju, kui on vaja. Kui väga aus olla, siis õige trefnerist on ikka see, kes oskab õppimise juures ka natuke teisi asju teha, ehk siis natuke pidutseda, natuke juua, ükskõik siis mida. Ma arvan, et sinu teooria on huvitav. Ma isegi ei ole kohalik, et ma ei tea, mis seltskondades sina ringi käid. Ma arvan, et nad on kindlasti kõik targad, aga võib-olla natuke imelikud. Et nii palju, kui ma kõrvalt olen näinud veel. Et nagu no offense. Aga jah. Trefneristid on kindlasti väga targad. Jaa. Päris loovad, ma ütleks. Jaa. Üks õige trefnerist on omamoodi huvitav inimene. Tark. Teistest erinev. Rõõmus. Matrikkel. Matrikkel, see on see. Tead küll see? Tead jah? Väga ei tea. Kõlab nagu see inimene. Trikitaja, tead küll?
trikite Mati peal? Jah. Mati pealt Mati trikite? matrikkel on juba 19. sajandist kasutusele võetud sõna ja see on niisugune müts millel on nokats mõlemal pool. ja siis on triibud peal. Nagu Kollased. Adidas, 3 triipu. Ja kollased. Need on Ei, kollased. oranžid. Oranžid, õige, oranžid. Matrikkel, see kõlab nagu mingi nõelalaadne toode. Uhke mütsiga mees, kes sõjaväes käsutab. Matrikkel on siis see kontseptsioon siis meie elust, mis siis tõstabki välja kõik meie nii-öelda päris olemised ja kõik meie mõttekäigud ja tänu sellele me olemegi siis ennast siia tsivilisatsiooni üles ehitanud. Matrikkel on maskott, kes teeb trikke. No matrikkel on vist mingisugune tase, kas siis pidutsemises või kuskil sellises, et mingisugune aumärk, et kui sa oled matrikkel, siis midagi sa ikka toime panid. Matrikkel tundub siuke mingi firma või see on see Mattel või see, kes Barbi tegi? Ma ei tea, aga no, käib ka? Võib-olla. See on niisugune looduslaste küsimus, aga jah, mõlemad. Koer, raudselt. On ju? Jah, see on koer. Ma arvan, et on väga õhuke ja väga nii-öelda selline nähtamatu piir siis lehtede ja koera vahel. Ehk siis sa peadki olema ise selle hindaja siis, aga ma ütleks, et pigem ikka kaldub lehtede poole. Väga filosoofiline küsimus. Ütleks, et puudel on ühelt poolt on koeratuug, aga teiselt poolt puudel on lehed, nii et no pudel on, või kui me räägime pudelist, siis pudel viina läheb alati nagu, sellest meil loomulikult me sellest ei räägi. See kõik on nalja, et jah, see on koer ühest küljest, aga teisest küljest kindlasti on see ka midagi muud. Ma arvan, et siin Arturi kõrval ma vastan pigem normaalselt, et oleks mingit vaheldust. Ma arvan, et puudel on nii koer kui ka lehed. Koer. Koer. Uwe. Uwe Saar. Jah. Õpetaja Uwe Saar. No tundeb nagu Uwe Saare moodi natuke. Ja, see on kindlasti Uwe Saar. Uwe Saar? See on meie kõigi lemmik Uwe Saar. Küll on tore kelguga hangest allas lasta. Oi, kelguga hangest alla lasta. Põdral maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Päänes jookses kõigest väest, lävel seisma jääb. Ja jätke võtmed välja poole, kui te lahkute, et võiks külla keegi külla, keda ootate. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial. Jah, ja edasi ma ei hakka, sest ega kui ma valesti panen, siis ei ole ka hea. Pommirünnak. Pommirünnak nüüd kohe ja praegu. Pommirünnak. Pommirünnak. See on huvitav küsimus muidugi, aga Oota, kapsaraua või? selle üle filosofeerimine ja mõtlemine on igati mõistlik ja ma arvan, et umbes selles suunas me peame liikuma. Okei, lase mingi kapsuuss äkki. Mingi mitu tükki tegid koloonia ja viisid minema. Kiir. Näiteks. Kes muu? Minu meelest see oli ta õpetaja. Oli või? Ma ei tea, ma ei mäleta. Ma ei tea isegi, millest jutt käib. Ma arvan, et Arnol oli sellega midagi pistmist.
jaa. Imelikkus õpetajaga. Nemad need olid. Musi. Puhun hästi kõvasti peale, aga mõnikord ma puhun liiga palju ja leib on liiga õhuke ja siis nagu leib nagu lendub tükkideks ja siis see on päris kurb. 5 sekundi reegel siiski kehtib. Puhud peale ka. Puhud peale lihtsalt siia. Sa võtad ülesse. Vabandad. Sa puhud peale ja vahel teed musiga ja ütled vabandust. Sa puhud ja vabandad? Jah. Ma teen musiga vahest. Ma vabandan. Puhud peale ja siis sööd. No jaa, ega Kohtla-Järvel ei visata ühtegi leiba kuhugi prügikasti, see on ikka... Inflatsioon on ikka räme. Inflatsioon loomulikult ja... Panki tagasi või sööd lihtsalt kohe ära vahet ei ole? Ei, sööd kohe ära. Life could be a dream, life could be a dream. Mille? Pistmise. Ilmselgelt A-klass on lihtsalt kõige parem. Jaa, A on esimene ja... A tuleb alati kõige esimesena. Me oleme head. Me oskame, me tajume. Me oleme loodus ja loodus on kõik... Suur. Ja loodus on võit. Sest me oleme sündinud võitjateks ja oranž on ilus värv. Jah. Sest et Hildebrett on muidu meis pettunud. Jah, meil on pandud südamele, et kui me ei võida, siis me oleme põhiliselt lihtsalt häbipost ja läbikukkunud klass. Sest et meie lihtsalt peame võitma. Me oleme ikkagi D-klass. D nagu... Delfiin. D nagu... Draama. Kõik nagu lihtsalt kõige paremad sõnad, mis hakkavad D-tähega. Delfiin ja draama on kõige paremad Delfiin ja draama. Mis me oleme kõige paremad, kõige ägedamad, kõige naljakamad. Ma võin ainult siin õhtuni filosofeerida, nagu meile meeldib. See on raske mitte nõustuda mu hea klassikaaslasega.